Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 MHz. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Alustame siis saatega pihta. Sellel ajal, kui terve Eesti sõjaentusiastide kambad rõõmustavad värskelt saabunud HIMARS-ide üle, meil on põhjust rõõmustada aga hoopiski sõnajõu üle ja seda sõnajõudu valdab peaaegu samasuguse nimega tegelane HIMARS. HIMARS, aga HIMARS Lenk. Ütleks võib-olla lenks ka lõppu, kui näiteks me lätlaste jaoks siin saadet teeme, aga antud juhul on see siiski täiesti Eesti publikule. Kagu Raadio 5. mai hommikustuudios, siis kui kell on 8, on kevad ja on ka ülemaailmne linnulaulu kuulamise päev. Laseb oma laulu lahti Heimar Lenk. Tere tulemast! Tere hommikust, Meelis, ja tere hommikust Kagu Raadio kuulajad ja tere hommikust kõik hommikused laululinnud. Ma olen hommikuse laulukontserdi juba ära kuulanud, sellepärast, et mul on hoovi peal väga palju linde on meil aias. Sa ära tunned mõne hääle järgi või? Ma tunnen nägupidi need ära kõiki. No nägupidi küll, ma mõtlen just täna linnu laulu kuulamise päev. Linnu laulu kuulamise päev on see, mul oli üllatuseks, et Leevike, kes on talvel nii ilus ja punane ja armsakene ja tema laul on vilets. Aga teised muidugi, no ei, ma ei räägi varblastest, aga no nendel käib selline pulmapidu, et hoia ja keela. Sädistamine, põõsad on täis neid aga siis on nii, et kuna ma aeg-ajalt annan nendele, ma talv läbi olen toitnud neid ja siis annan neile ka praegu natukese seal lisa niimoodi meele heaks, siis on nii, et ka metsalinnud ja kasugused sellised, täpselt ei oska öelda, väiksed rohelised sellised kõik vindilised või tulevad ja käivad ja siis avastavad maailma ja nii, et laulu on kõvasti aias. Tulevad sulle linna siia lausa, jah? Tulevad, aias on ja mis on kõige huvitavam see, et käib abielupaar
kahekesi seal nokivad, ma viskan vahel need sihvkasid või päevalili seemned sinna rohu sisse ja on abielupaar tuvikesed ja minu armas abikaasa blondiin Helle uuris asja nendest teatmeteostest ja leidis, et need on kodutuvid, on olemas kodutuvid, armsakesed, rahulikud, ilusad, kahekesi ainult käivad alati koos, mitte niisugused hallid nagu linnatuvid, aga niisugused rohkem sätendavad ja sellised niisugune kuidagi ütleme lilla kaelakene, seda võimatu on kirjeldada. Ja nemad tulevad kahekesi ja nendel on nii, et võid astuda peaaegu niimoodi meetri kaugusele, midagi ei juhtu. Aga kui järsku liigutusid, et siis lähevad katusele, siis ootavad nad aga tulevad tagasi. Oleks võinud rahutuvid tulla, isegi see oleks praegus situatsioonis aga tere tulnud. No sa teed siin ju oma siin Lõuna-Eestis rahu, ma loen siin 100 punkrit tulevad teil ja ma ise sa elad ka siin, ma olen sunnitud, armusin ära, eks ju, naised ju ajavad meeste elu sassi. Nii, aga sa kägu oled kuulnud see aasta? Tähendab, ma kuulsin kägu, aga ma panin siva tuppa. Kukse kinni, ma ei julgenud, äkki jääb vaitvad siis. No, ma mõtlesin, et ei ole kuulnud, et siis ma ütleks hea meelega, et ega ei kuule täna rohkem ka, sellepärast mina ei kavatsesin eriti rääkida, vaid see on sinu show. Sa oled käo, mitte kägu. No, seda küll, jah. Et niimoodi on lindudega. Ja ma imestan jah, et mis te nende punkritega teete siin, et kes sinna punkrisse läheb siis, kas me läheme punkrisse, siis on granaadiheitjad ja ootame, kui tuleb Pihkvast üle nende piiri tulevad siis tankid ja siis põrutame või? No ma ei tea, ma eile ühe kaitseliitlasega kohalikuga, kes on siin ikkagi niisugune tõsisem tegelane, natuke sel teemal rääkisin, aga ta väga palju avalikustada ei tahtnud, aga tema jutt oli ka umbes niimoodi, et kui üldse jaole saab ja midagi liigutama, et kas või jõuaks relvatke välja jagada, siis kotepäevaga on ikkagi kõik läbi juba. No täna ma kuulsin raadiost hommikul kuskil kanali peal, keegi tuletas meelde Kaja Kallase sõnu, kes ütles, et Eesti kaitsmine käib nii, et kõigepealt Eesti võetakse ära. Aha. Ja siis me oleme siin ja siis NATO tuleb appi ja siis hakkame uuesti võitlema. Nii et 2 korda käib lahing meist üle. No. See oli kuskil 2 aastat tagant ta rääkis, seda ma mäletan küll. Ma mäletan, et isegi sina oled seda siin saates varasemalt tõesti rääkinud. Jaa, on jah selline asi, aga täna mulle meenutati seda. Aga tegelikult ma tulin siia hoopis, mul on stsenaarium enam-vähem ju kaasas, mida ma tahan rääkida, mida ma jõuan rääkida, ja mul algas see hoopis teiste sõnadega, sa ajasid linnulauluga segamini. Ma tahtsin öelda seda, mida ma kuulsin üks päev ühes Põlva kaupluses. Inimesed ostavad kõik ja siis ilusti seal, kes on kassas ja kes on neti või kuskil seal valib kaupa ja siis tuleb üks rõõmsameelne, hästi riietatud selline hea väljanägemisega meesterahvas, selline tugeva kehaehitusega ja hüüab siis jämeda võimsa häälega üle poe. Head hinnatõusu teile kõigile, kallikesed! Head hinnatõusu teile! Ja müüjad ja kõik panid laginal naerma. No mis sa teed, see puudutab ju kõike, eks ju. Ja siis tuled ja hakkad lugema seda statistikat, no siis kukub pikali, et jälle 4,4% on tõusnud hinnad meil jällegi ja muidugi kõige kallimad on tervishoiuteenuseid ja toit. Ja kui hakkad sellesse süvenema, see on statistika väljendud, tervishoiuteenuseid ja toit. Tähendab 2 seda põhialust, mille inimene üldse toetub, need lähevad meil siis kõige kallimaks. Ja siis äkki mõni asi on läinud odavamaks, mõni, ma ei tea, mis seal odavamaks on läinud, mõni seisma jäänud kommisort või ja see siis läheb odavamaks. Aga siis on niimoodi, et ikkagi kui nüüd rääkida elust, siis ikka teeb päris nukraks, et nüüd see meie armas Eesti, see Jakob Hurda Eesti ja Kreutzwaldi Eesti ja kes on ikka nagu oma töökusega ja mõistusega ikka kõvasti ka silma paistnud Euroopa mastaabis, nüüd oleme juba järjest kõige kiirema hinnatõusuga riik. No see väljend käib läbi kogu aeg, ega ta nüüd ilus ei ole ja ausalt öeldes paneb mõtlema, et no mis jama see on, et miks me siis oleme sellised. Ja vaatan siis, lehed kirjutavad ja tuleb seal ühes ajalehes siis artikkel, küll on tore, 4 korda tõusid hinnad EMO-s, aga patsiente pole vähemaks jäänud. Et vaata, kui tore. Umbes sama uudiseks, kus ta jälle hommikul mõnes raadiojaamas kuulen, küll on tore, Tallinnas on jälle korteri hinnad tõusnud, küll on hea, kinnisvaral läheb hästi.
ja ma hakkasin mõtlema, et EMO-s on 4 korda hinnad tõusnud. No sa võid veel 12 korda tõsta hindu, aga no kui sul ikkagi lõikad kätte või murrad luu, no kuhu sa lähed siis? Meil ju teist kohta minna kuhugi pole, polikliinikud midagi pole ju. On tervisekeskused ainult ja seal ootad, ei tea millal või ma ei nurise siin, aga siis nüüd kuidagi ajakirjandus, kui tore 4 korda hinnatõusu, üleüldse ei mõjunud patsientide hulgale. No kes on haige, see on haige, ega siis selle hinnatõusuga kukkumisi vähemaks pole jäänud. Ja niimoodi loed ja mõtled ja et milles me kirjutame, mida me arutame ja siis ja 4 korda tõstetakse Eestis hinda, no Euroopa seda ei tunne. Tõstetakse 1,5% ja siis on jälle Pariisis on need kõik tänaval lõhuvad ja panevad autosid põlema. Meil tõuseb 4 korda, aga meie tubli talupoja mõistus ütleb, et saame hakkama, on hullemaid aegu olnud, nüüd vähemalt peksa ei saa, ma ei saa seal Kuuris või Aidas või kus need peksti, eks ju. No tollal, kui peksti, siis emot üldse ei olnud, ei saanud pärast peksmist ühegi kiirabi poole pöörduda. Ei, no raviti soolveega ju. Alati soolveega üle ja siis saadete koju naise jõuda, kui sa ellu jäid muidu. Ja vaata, ja siis on sellised mured meil, aga on inimestel ka teisi muresid. Meie armas Jürgen Ligi, kes nüüd kopis ka elama siia sellesse Lõuna-Eestisse, Värskasse või kus ta läks nüüd, eks ju. Ja ma tean, jah. Jah. Tegi maja seal ja kas sa mäletad, ta ju ei saanud mingisuguseid aktsiaid, mitte aktsiaid, mida ta osta ei saanud, et ta ehitab maja, tal pole raha. Kas need olid obligatsioonid või midagi need olid? Ja, need olid jah, need sisevõidu laenu obligatsioonid. Ja, siis ta avalikult julges öelda, et ministri, temal on nii väike palk ja kõik need, kuigi tal on kõik need autojuhid tasuta ja telefonid tasuta ja ülikonnad ostetakse selga, tal polnud raha, et rahvaüritusega kaasa minna. Aga no majakese ta sai valmis, keegi nurises, et liiga pisike ja kole, ma ei tea. No, aga Jürgen Ligi ise ka mingi tohutu suur ei ole kindlasti mitte nii suur kui see mees, kes üle kaupluse hüüdis head hinnatõusu teile. No vaata, aga Jürgen Ligil on mure, et palk on väike. Palgad on väiksed temal ja siis ametnikel on palgad väiksed ja neid peaks hakkama tõstma, sellepärast et ametnikud teevad väga palju tööd. Ja siis Peeter Espak on selline autor, kes kirjutab aeg-ajalt, ta on nagu usklik inimene, usuteadlane, tema kirjutab siis vahel arvamusartikleid ja tema ütleb otse välja, et kas siis Jürgen Ligi soovib üles ehitada süvariiki ja vastab, et jah, on küll nii. Ja mis asi see süvariik siis on, me ikka sinuga ka siin saates räägime. Ja ma loen ette nüüd kuulajatel, mis on siis see süvariik, kas tunneme Eesti ära. Ja süvariik on siis selline ajalehe kirjelduses või formuleeringus. Jutumärkides nüüd tsitaat. Väidetav salajane võrgustik eriti mitte valitud avaliku teenistuse ametnikest ja vahel erasektori osadest, kes opereerivad seaduslikkuse üleselt mõjutamaks ja teostamaks valitsuse poliitikat. Ühesõnaga, süvariik on see, keda juhivad välja valitud riigiametnikud, öeldakse ju siin, et mitte kõige paremad alati, ja erasektoris mõningad rikkamad inimesed, kes mängivad kaasa. Nemad ühendavad ennast ja nemad juhivad valitsust, minister Ligi kuuleb seda ja siis teeb, no tema on küll isepäine, muidugi ma ei tea, kaua teda hoitakse, aga praegu paistab, et on üle ametis, ja siis on see süvariik ja ma arvan niimoodi, et see on absoluutselt kehtib Eesti kohta, meil praegu on ju olukord niimoodi, mitte parlament ei juhi riiki, isegi mitte valitsus, vaid just ametnikkond ja nii edasi ja huvitav, et ametnike arv on kasvanud, meil on suur kokkuhoiupoliitika juba, on ju mitu aastat olnud ja 2019. aastast on tõstetud või tulnud ametnikke meil juurde 15 000 inimest. Pisikene Eesti nagu Euroopa linnaosa, mõne suure linnaosa ja meil on 15 000 ametnikku juurde tulnud. Ja siis, aga nad saavad vähe palka, ütleb. No tippametnikud saavad vapustavat kõrget palka, kõigest ma ei hakka rääkima, ei jõua, ei mahu saatesse, aga Ligi käratas televisioonis esinedes, ma tsiteerin, hirmsalt tehakse liiga ametnikele, kui räägitakse avaliku sektori palgatõusust mõeldes tegelikult riigiametnikka, keda on tegelikult ainult 3000 ministeeriumides, kes tegelikult hoiavad seda riigi kvaliteeti üleval,
kuulake nüüd, sõltumatu selles, millised lambad valitakse Riigikokku ja pannakse valitsusse. Jutumärgid kinni. See on siis Jürgen Ligi väljend, vaatamata sellele, millised lambad Riigikokku valitakse. Nemad juhivad riike siis ametnikega ja muidugi Jürgen Ligi sobiks ka. Jürgen Ligi ju muidugi unustas ära, et need lambad kõik Riigikokku valitakse ju nende kuulsate e-valimiste kaudu. See tähendab seda, et need lambad on nende endi valitud, keda sinna tuleb valida. Ja siis ongi niimoodi, et valimisi õigeid ei ole. Jürgen Ligi ütleb, et valed inimesed on veel sellegi poolest seal, kuigi Reformierakond teeb nimekirja valmis ja siis patsiga poisid panevad nii palju hääli kui tarvis e-valimistel, nad saavad kõik sisse, kes on tarvis. Aga tuli välja nüüd statistika näitab, et siiski suur osa ja umbes pool Eesti elanikkonnast ei usalda valimissüsteemi praegust ega ka ministreid ja ametnikke, umbes pool Eestist. Ja ei usalda ka riigi aparaati ja selle kohta väga hästi Keskerakonna Riigikogu liige Lauri Laats Raadio 7 saates, see on Usuraadio, ma olen varem ka sellest rääkinud, seal on selline saade nagu Keskhommik, seal poliitikud räägivad, siis Lauri Laats ka sellest rääkis ja ütles, et inimesed ei usalda enam ei valimisi ega ka riigi ametnika ega ka riigi aparaati. Kuulame, mida siis Lauri Laats ütles Raadio 7 eetris. Kuule, aga kui me tuleme korraks tagasi sinna valimiste juurde ja usalduse juurde ja et see, et meil 1/3 inimesi lihtsalt ei käi valimas, siis tegelikult seal lisaks sellele on meil väga suur umbusk e-valimistesse. 50% ei usalda e-valimisi. Ja see loomulikult täiendab, ma arvan, veelgi seda poolt, kus on siis 1/3 meie potentsiaalset nii-öelda valijatest, kes ei käi valimas. Ehk siis see olukord, mis tekitati 20 aastat tagasi, see ei ole nagu seda valimit tõstnud ja vastupidi on tekitanud sellises ühiskonnas lõhe, kus siis läbi selle, et ei usaldata valimissüsteemi, tegelikult ei usaldata ka institutsioone. Ja nende inimeste hulk tegelikult on väga suur. Ja selle küsimusega ka ei soovita nagu tegeleda, et me alles Riigikogus menetlesime Keskerakonna fraktsiooni poolt esitatud ettepanekud, mis puudutab siis erikomisjoni moodustamist, et välja selgitada siis e-valimiste olemust ja turvalisuse aspektist ja kõik nii edasi. Põhiseaduse poole pealt vaadatuna samuti on ja seadusandlust, kas ta on nagu vastuoludes või mitte, ja kas seal on riive või ei ole. No ja selle peale öeldi, et ei, me Riigikogu sellega ei taha tegeleda. Ehk siis see tähendab seda, et me ei taha nagu ka seda umbusku nii-öelda maandada ja need inimesed, kes ei usu, et see on nagu nende asi ja meie riik ei ole valmis nagu sellega tegelema. Ja see näitabki tegelikult, ka selles osas on meil väga suur probleem, kui inimesel lihtsalt puudub usk valimistesse, järelikult nendel puudub usk institutsioonidesse. No kui hakkad mõtlema, Meelis, et nüüd pool riiki ei usalda riigi valimissüsteemi ja statistika veel näitab praegu, et valitsevaid parteid usaldab vaid kusagil 20%, siis hakkame küsima, et no mis jama siis on, mis riik meil siis on niimoodi. Ja nüüd ma vaatasin, mul tuli pähe niisugune mõte või selline mõte, kui ma kuulasin ja vaatasin siin viimastel päevadel olid ju need Inglismaal valimised kohalikud, Austraalias olid valimised, Rumeenias on nüüd valimised, tehakse uuesti, kuna vana kandidaat, kes võitis, ei sobinud, anti kohe kohtu alla, vaatad kinni panevad, ja siis olid Kanadas valimised. Ja kui sa need valimisi jälgid, siis on huvitav see, et näiteks Kanadas nüüd seoses selle Trumpi suure rünnakuga Kanada vastu, hoopis vastaspartei liberaalid tulid võimule, kes üldse ei oleks pidanud tulema. Täiesti ootamatu tulemus. Ja sama oli Austraalias. Ja Inglismaal ka minu meelest nüüd tuli see Farage'i partei, see oli seal euroskeptikud, seal suured ja kõik, kes ei oleks nagu tohtinud võimule tulla, järsku tulid. Ja nüüd ma mõtlen niimoodi, et näed, on riike siiski veel, kus valijate hääl töötab. Inimesed tulevad, valivad järsku ootamatult teistmoodi, kõik teevad suured silmad, aga pole midagi peale hakata, tähendab midagi pole parandada, tuleb need inimesed siis, kes valiti parlamenti saata ja parlament muutub täielikult. Meil Eestis kahjuks ei ole isegi seda unistust enam.
et sa võid oodata, et nüüd tulevad kohalikud valimised, et nüüd tulevad need teised, need, keda mina austan või keda mina tahan valida. Sest need samad e-valimised teevad kõik ära. Ja siin me ütleme, et inimesed on poliitikas kaugele läinud, aga no kus sa siis lähedal oled, kui sa tead, et sinust enam mitte kui midagi ei oleneb võib-olla nii palju, kui sa õigel ajal jõuad poodi ja tänaseks siis allahinnatud kaupa jõuad välja osta. Rohkem enam sa enda jaoks midagi teha ei saa. Ja kui me kuulasime nüüd ka siin või rääkisime Jürgen Ligist, siis tema jutt on samamoodi, samasugune, no ta on juba vastuolulisem kui Donald Trump näiteks, eks ju. Või võtame meie siseministri või maaeluminister, kes käib lakitud kingadega laudas, eks ju, igaks juuks, ja siis vehib kätega kogu aeg ja nüüd vist oli telekas mingi naljanumber olnud. Ta oli seal kätega nii palju vehkinud ja... Seda ma täpselt ei tea, aga ta oli vahepeal selle 6 aja jooksul ikka ilmselt mingisuguseid kirjandusalaseid teavikuid lugenud, et tal mõned mõisted olid selged ja ta oli välja raalinud selle, et Eestisse on kõige rohkem praegu tarvis, et toidujulgeolek kestaks kanade või tibude haudejaamasid. Ma kuulsin isegi siin nädalavahetuse kommentaari saadetes oli sellest juttu ja siis ta ütles niimoodi, et kõik inimesed ei jõua ka mitte kanu osta, vaid mune osta ja ikka tuleb nüüd tavalise õrre, mitte õrre, vaid need, kes on massiliselt seal puurides kanu. No ühesõnaga, ta ütles, et need tuleks edasi hoida või midagi taolist. No aru ei saa, no see on sama nagu, no pane mind praegu, no ma olen toodud näiteks Filharmoonia direktoriks ja et ma vahepeal peaks minema Estonia lavale ja siis sümfooniaorkestrit natuke juhatama ja parandama. No ei tule välja, eks ju. Kes sind ikka vaatab, minu arust vaatavad nad nagunii seal rohkem nooti. No vaat sa ka lohutasid. Sellega saad võib-olla isegi hakkama paremini. Et ma sobiks võib-olla? Ma arvan küll. No kuhu ma ei sobiks siis? No kirurgiks ikka ei lähe ju. Kirurgiks jah, väga ei usaldaks minna, aga noh, kui mujal arsti vastuvõtul ei saa, võiks ikka tulla. Minu selge. Aga kas ma haridusministriks ei sobiks või? No sinna ikka sobid, ma arvan. Ma lugesin seda Kristiina Kallast, neid kooli uusi neid nõudeid, eks ju. Muide, see nõuete nimekiri seal, kus ütleb, kuidas seinad värvida ja kui palju akent lahti teha. Sellel on ikka suur ametlik nimetus ka selle dokumendil. Ja kuula nüüd, nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppe- ja kasvukeskkonnale. Mitte midagi meelde ei jää. No mitte midagi, no ütle niimoodi, et uued nõuded Eesti koolile, eks ju. Kuidas koolilapsed peavad käima. Koolilapsed ei kuulagi seda, need lähevad nurga taga ja tõmbavad seal seda triipu või ma ei tea, mis nad seal teevad, eks ju. Mitte kõik muidugi. Ja siis on niimoodi, et eks ju, et ikka kell 9, nüüd tuleb välja, et see on kohustuslik. See kell 9, kui nüüd vanemate nõukogu või see, ütleme, volikogu teistmoodi või mitte hooldekodu, vaid hoolekodu teistmoodi ei hääleta. Ja siis pea meeles, et 20 minutit peab sööma inimene. Söögivaheaeg 20 minutit, kuid eraldi on lisatud aeg sööklasse jõudmiseks ja klassi tagasiminekuks. See aeg tuleb juurde panna, seda pole minutides ette kirjutatud, oleneb kooli suurusest. Ja õues pead 20 minutit käima, eks ju täpselt, ja see on ikka vapustav, et kõik kooli aknad tuleb sulguritega, kettide või fiksaatoritega varustada. Ja akent võib avada ainult 8–10 sentimeetrit. No sellest on palju räägitud, aga ma igaks juhuks loen nad uuesti ette, sellepärast nad on nii absurdsed. Ja ruumide seinad, uksed, trepid ja põrandad tuleb viimistleda mitte läikiva värviga. No mina ütleksin niimoodi, ma eluaegne meistrimees, see matt värv, see võtab väga palju mustust külge. Seda lapiga see eriti ei puhasta. Aga vaat ma ei tea, miks ta on mitte läikil. Ja siis on, tead mis on veel, et sa oled raadioinimene siin, ma ei tea, kas sul on nõuded täidetud. Meelis, kuula nüüd. Ruumide järelkõla, kestus olgu 0,6 sekundit. Kui ma ütlen sulle Meelis, siis 0,6 sekundit võib kõlada. No siin ei kõlanud isegi 0,1 sekundit. Sul on ju spetsplaadid pandud, no, aga klassis ei tohi midagi kõlada. Ja siis on niisugune asi, et ei tohi kõlada, tead, kuidas mõõta seda. Tuleb vaadata
mis sagedusel. Ja seda mõõdetakse sagedusel 125–2000 hertsi. No see on see inimese kõne see sagedus, eks ju. Nii et kooliklassis tuleb ära mõõta, õpetaja hüüab, Toomas! Ja siis teine mõõdab, ministeeriumist tuli kohale. Ja siis ma loen Maalehest, et kooli need direktorid ei julge kommenteerida seda head dokumenti, mille nimi oli Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppe- ja kasvukeskkonnale. Kristiina Kallas alla kirjutanud. Nad ei julge seda kommenteerida, siis ütlevad nii, et nagu ma sõna võtan, siis järgmine nädal on ministeeriumi inspektorid kohal. Ja siis istuvad klassi ja ütlevad, vale õppemetoloogia on olemas nendel seal. Vaat niimoodi. Ja nüüd, kui sa siit edasi tuled, mis nad tegid nüüd? Nüüd on niimoodi, et eks ju kutsekoolis tuleb ka osad asjade üle maksta juurde. Aga see on sel tingimusel, kui sa praegu tahad minna, sa käid metsas seal ja sa käid seal nüüd mine siis maaülikooli või mitte maaülikooli, kutsekooli ja võtta endale lisaharidus metsalangetaja näiteks või saad diplomi. Aga selle pead ise kinni maksma. Ja kui sa lähed, tuli välja, et ka muusika saab kutsekoolis õppida, aga selle aasta maks on 12 500 eurot. Siis sa saad muusikaharidust juurde. Ja see on põhjendatud sellega, et raha ei ole ja inimesed ilma aega õpivad. Ja nüüd ma küsingi juurde, aga kuhu on kadunud meie see armas ja tähtis ja kallis loosung eluaegne õppev? Sa mäletad? Meid on õpetatud, et õppige kuni viimase elupäevani, aga nüüd tuleb välja, et enam ei saa. Ja Lenini sõnad õppida, kõik on unustusse langenud. Vaat, mis tähendab Euroopa nõuded ja meie täidame neid veel siis. Ja vaat niimoodi. Ja mis on nüüd eriti, mis mulle hinge läheb, no aga ka noorematele kuulajatele, kes meie saadet võib-olla praegu sattusid kuulama, pensionid, jutt on pensionitest, aga mitte ainult sellest, et kui sa oled vana juba ja saad pensioni, aga jutt on nüüd nendest noortest, kes hakkavad pensionile minema. Ja kui ma need artikleid läbi kõik lugesin, siis mul sai selgeks üks asi, et need, kes praegu on algkooli õpilased või lähevad kooli, ma küll ei taha halb prohvet olla ega halbu ette nii-öelda nägemusi siin levitada, aga mulle tundub, et see põlvkond enam seda riiklikku pensioni ei näe, sest seda raha ei ole ja siin näiteks nüüd ütleb Tõnu Mertsina, tema on Swedbanka peaökonomist, ütleb niimoodi, sa kujuta ette nüüd lähenemist. Eesti riigi eelarve probleem ei ole mitte ainult liiga kiire kulude kasv, vaid liiga suured püsikulud, sealhulgas indekseeritud väljaminekud, millest omakorda suure osa moodustavad pensionid. Tähendab, riigi kuludes on püsikulud pensionäridele ja see segab riigi arengut. Tähendab, parem, kui neid pensionäre poleks, eks ju. No nüüd me võtame, ma ei tea, kas see nädal on see suitsiidiseadus või, et kui siis hooldekodus arvatakse, et ega tast midagi ei tule, siis üks süst ja hommik öeldakse, et lahkus, helistatakse koju. Ja muide sama on ka rääkinud ka professor Anu Toots, ta on niisugune tark naine muidu, aga ta jõudis ka järeldusele, no ta ise on ka üle keskea juba tegelikult, ja jõudis järeldusele, et no ma ei imestan, et nad nii kergekäeliselt ütlevad, et nüüd tuleb ikka pensioni iga tõsta 69 aastani, no 70 aastani. No aga siis tekib küsimus, miks ma siis eluaeg tööd rügan, et tahaks ju mõni aasta võib-olla elu lõpul siis ka mõne raamatu läbi lugeda, mis sa tahad, mis sa oled ammu juba mõelnud ja nüüd saaks endale siis natuke seda rahulikumat elu lubada, tuleb välja, et seda enam teha ei saa. Ja ütleb siis selles artiklis on öeldud niimoodi, et see oligi 80. ja 90. aastate muusika, kui pension oli välja teenitud õigus, mida mina enam soovitada ei julgeks, ütleb Anu Toots. Tähendab siis, nõukogude aja pension on nõukogude aja jäänuk ja see tuleb lõpetada ja rügage lõpuni, elu lõpuni ja mis siis, et sa maksad eluaeg kõrged sotsmaksu ja kõik need maksusi, mis need on. Et vaat niimoodi on need asjad ja no ma ei tea, ma lihtsalt ei tea, mis meil toimub, millised rõhuasetused meil muutuvad. Tähendab, vanasti oli ikka, et halli pead tuleb austada, nüüd tuleb siis hall pea eest ära koristada, et siis saaks need teised jälle elada. Aga samal ajal
see Anu Toots tõstis ka teise küsimuse üles, vaat me oleme sinuga ka siin rääkinud raadiosaadetes, et noorel perekonnal on samad raskused ja Anu Toots toob just välja selle, mida mina olen ka mitu korda sulle siin üles tõstnud saates küsimuse, et kuidas moodi noor pere saab üldse õnnelik olla, kui tal kodu pole. Ja Anu Toots nüüd siin ongi, ütleb seda, et nad ei saagi õnnelikku pere teha, sellepärast, et nendel pole kodu. Ma nüüd tsiteerin. Sa ei saagi õnnelik olla sellise meeletu rabamise ja ränga koormaga, kus me elame, ütleb Anu Toots. Noored ei saanud enam aru ja mis minu jaoks on olemas selles maailmas head. Ja ütlevad noored niimoodi, tahate, et ma sünnitaks, et ma töötaks, aga mis mina sellest saan, kui ma töötan ja sünnitan? Mul ikkagi ei ole oma kodu. Enamik, kui mitte kõik riigid on sellest aru saanud, et meil on vaja eluaseme poliitikat, mis aitaks eeskätt noori inimesi kodu rajamisel. Aga meie riik selle eest ei hoolitse. Pere loomine, tööturu mobiilsus ja kõik muud heaolu küsimused meie riigile korda ei lähe. Mis sa, Meelis, arvad selle kohta? Kodu ja noored. Kus sa saad kodu? Võtad naise, sul on vaja kodu, sul on vaja auto, eks ju, aga sul on vaja palka head ja nüüd me imestame, et lähevad lahku. Aga kui see sama noor mees, kes on eluks ka ette valmistamata, kes muide ka abielu ei registreeri, sest ta on ju vaba abielus oma elukaaslasega, tal mingeid kohustusi pole, üks päev võtab, läheb välja, istub baari sõpradega, tõmbab nossu täis, enam ei tulegi koju, eks ju. Sest kodus on ainult kisa ja laste karjumine ja naise muretsemine ja nüüd, kui see noormees näiteks järgmisel kuul töö kaotab, aga tal on pangalaen võetud, siis on ju traagika ja siis joostaksegi laiali. Ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart võttis ka siin sõna sel teemal sel nädalal ja oli ka väga mures selle juurdekasvu pärast ja noorte pärast ja ta ütles niimoodi, et elustandard, mida noored ootavad, on langenud ja noored ei saa seda, millest nad unistavad ja siis lähebki elu tahe ära ja ei tulegi õnnelikku perekonda ja ei tule ka palju lapsi. Nii et kuulame, mida siis Mihhail Kõlvart arvas siis rahvastiku juurdekasvust ja noorte inimese õnnest, kuna seda oodatud nii-öelda heaolu nad ei saavutagi. Mihhail Kõlvart. Nimelises, et kas Eesti, Mihhail, ei ole enam populaarne koht, kus elada, kus töötada, kuhu sündida? No alustame sellest, et tegelikult Eesti rahvaarv langeb juba aastaid ja saldo oli enam-vähem positiivne eelkõige tänu immigratsioonile. Inimesed tulid Eestisse ja see number ei langenud. Ja tegelikult juba eelmisel aastal oli meil negatiivne rekord. Oli kõige madalam sündimus 100 aasta jooksul. Ehk siis see probleem ei ole uus. Aga kuna täna me näeme, et inimesed tegelikult ka sõidavad ära Eestist ja mitte ainult välismaalased, vaid ka meie inimesed, ehk siis see probleem tegelikult süveneb. Me lihtsalt peame lähtuma sellest, et viimaste aastate jooksul ootus elustandardi osas on kasvanud. Ja ehk siis see omakorda tähendab, et see stabiilsus tähendab midagi muud võrreldes sellega, mida inimesed ootasid 20 aastat tagasi. Rääkimata heaolust. Ja täna on selline turbulents terves maailmas, aga meie siin Eestis, muidugi see on nüüd juba poliitiline avaldus, aga ikkagi tänu meie valitsusele seda turbulentsust veel tugevdame. Et me tegelikult anname inimestele mõista, et ükskõik mis valdkonnas, mis puudutab avaliku sektori tegevuste stabiilsust ei ole. Maksusüsteem, toetused langevad, maksud kasvavad ja mis saab homme, keegi ei tea. Loomulikult inimene lihtsalt ei ole valmis sellises olukorras öelda, et ma võtan vastutuse veel ühe inimese ees. Et see ongi see praegune olukord. See näitab, et
inimesed ei usalda. Nad ei näe, et keegi võiks tulla ja teha nagu teistmoodi. Ja nüüd me siis kuulsime, mida siis targad mehed arvasid elust ja noorte ootustest ja tulebki niimoodi välja, et jääb puudu meil juhtide oskusest riiki juhtida ja seda riiki nagu parema tuleviku poole edasi viia. See on ilus niisugune roosa unistus, aga ikkagi me unistame niimoodi. Ja eelmises saates me siin Meelis sinuga rääkisime ja ma tsiteerisin siis tarkade inimeste arvamust, et Eestis ei olegi tegelikult õigel valitsevat eliiti. Meil ei ole tarku riigijuhte, kes on koolitatud ja kes on elukogemusega ja kes oskavad riigimehena käituda, aga meil on nomenklatuur. Ja see on sama, mis oli siis ka nõukogude ajal, siis me naersime seda nomenklatuuri, aga nüüd tuleb välja, et mitte ainult mina nii ei arva, vaid ka Maarja Vaino, tema on tuntud kirjandusteadlane ja arvamusavaldaja ja tema kirjutab Postimehes kogu aeg tähtsaid neid ja häid arvamusartikleid ja Maarja Vaino tuli ka selle teema juurde ja ütles niimoodi, et ma nüüd tsiteerin Maarja Vaino artiklit, see on niivõrd huvitav. Ja ma nüüd tsiteerin Maarja Vaino, mis ta siis Postimehes kirjutas ja ta kirjutab niimoodi, nüüd tuleb tsitaat. Juba aastaid on Eestis hakanud juurduma või on seda teadlikult juurutatud mingisugune veider klassiühiskond, kus eksisteerivad justkui privilegeeritud ühiskonnaliikmed, uus aadel, ütleb selle kohta Maarja Vaino, ja teised. Ja riik ja selles leiduv raha näib enne kõike olevat just nende esimeste, selle uus aadli jaoks. Teised, kelle hulka silmapaistvalt on liigitatud näiteks ka maainimesed ja suured perekonnad, arvestagu sellega, et nende enda eluvalikud on need olnud. Nende enda valik oli sünnitada lapsi ja harida maad. See on nende enda valik ja meie see nende eest vastutada ei saa, ütleb meie siis juhtiv nomenklatuur. Ja teadagi, kirjutab Maarja Vaino, Matsi asi on müts peast võtta, kui mõisaharra räägib. Et vaata, millised mõtted tulevad inimestel juba pähe meie nüüd uues klassi ühiskonnas, mis aastasse süveneb. Ma mäletan, kui ma olin Riigikogus, ma küsisin Andrus Ansipi käest seal infotunnis, et miks siis Eestis süveneb see varanduslik lõhe kogu aeg on suurem. Ja Ansip vastas mulle, et eksite, härra Lenk, meil iga aastaga väheneb see sügav lõhe rikaste ja vaeste vahel. Aga nüüd tuleb välja, et vastupidi, pidevalt ta süveneb. Ja Maarja Vaino kirjutab, et Tammsaare ütles kord ju niimoodi, ma tsiteerin, et mats on traditsiooniline, püsiv ja visa, alal hoidev hing, mis tal on sellest, et ta peab kinni oma omandatud ja mitte uisapäisa, vaid tasa ja targu oma loomu tarvete kohaselt tehtud otsustest. No ühesõnaga Maarja Vaino ütleb, et see sama teine siis või see teised, mitte uusaadel, vaid see teised, see lihtnahvas, kuhu kammist, ma arvan, siin stuudios olijad kuuluvad, et nemad siis oma targa talupoja mõistusega veel natukese oskavad seda elu korraldada. Kuigi mulle isiklikult tundub, et ka talupoja tarkus on asendanud meil ahnusega ja krahmamisega. Ja moraalne allakäik on Eestis üleüldine. Ja õiget eliiti, kes targalt juhiks, ei ole silmapiiril näha. Ja ma ütlen, mida tähendab eliit. Eliitgrupp on siis väljapaistvate isiku omadustega riigimehed. No neid meil ei ole, olid Tõnissonid ja Savisaared, aga neid enam ei ole. Ja nüüd ma tooksin ka siis nomenklatuuri määratuse, et nomenklatuur on poliitiliste parteide poolt ametisse pandud eliitgrupp inimesi. Ehk siis tähendab eliitgrupp oma sõprade seltskonda ametisse pandud, mõned on ka võib-olla siis kuidagimoodi valitud, aga see on nomenklatuur, kellel on kõik siis ühised huvid, ühised rahalised huvid ja ühiselt tahetakse siis neid oma asju ajada, aga mitte arvestada, nagu eliit peaks arvestama riigi huvidega, rahva huvidega ja riigi tuleviku huvidega. Ja näiteks huvitav on see, et nüüd juba 8 aastat tagasi, meil on praegu 2025, aastal see on siis 2017 vist tuleb välja kuskil seal,
17-18, juba 8 aastat tagasi EKRE partei portaalis Uued uudised Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Tema juba sedasama eliidi teemat käsitles ja minu meelest väga täpselt iseloomustas. Kuulame, mida Markus Järvi ütles eliidi kohta 8 aastat tagasi, see on siis Eesti eliit ehk nomenklatuur, kes kummardab siis Euroopa selle nomenklatuuri eest. Markus Järvi räägib. Kui keegi räägib teile Euroopa ladvikust demokraatiast, siis peab ta tõenäoliselt silmas viisi, kuidas serveerida rahvale juba valmis heegeldatud plaani selliselt, et rahvas selle ilma suurema nurinata alla neelaks. Demokraatia pole mitte rahvavõim, vaid eliidivõim rahva üle nii, et rahvas peaks eliidi plaane iseenda omadeks, eliidi ideid iseenda ideedeks. Eesti poliitiline eliit on globalistide asehaldur. Eesti praegusel poliitikal on üks eesmärk, mitte olla Eesti rahva ja riigi huvide kaitsja ja edendaja Euroopa institutsioonide juures, vaid esindada EL-i ja USA huve Eesti rahva ees. Tegu on globalistide asehalduritega, kellel on ilmselt nii mõningi soe koht CV tulevaseks täiendiks juba kirjas. Meie eliit korrutab Orwelli uuskeele vaimus, et Eesti huvid on täpselt need samad, mis eurooligarhia huvid. Vähe sellest, Eesti iseseisvus kasvab, kui me oma iseseisvuse Euroopa institutsioonidele kaotame. Sõda on rahu, vabadus on orjus, iseseisvus on iseseisvuse loovutamine. Teate isegi. Mul on sulle nüüd küsimus, ütle mulle, kas sul möödunud nädalal ka oli suurimaid üllatusi näiteks? Oli sul mõni üllatus elus? Elus või? Ei üldse, ma ei räägi isiklikult üldse. Mis sind üllatas? Ma mõtlen, mind üllatas see, et Põlva uus keskväljak on saanud mingisuguse must katte alla, teerull rullis seda ja sinna võimalik nüüd kõikidel parkida omal vastutusel muidugi. See oli väga suur üllatus, sellepärast et alguses oli jutt, et jääb lihtsalt killustik. Aga sa räägid seda kohta, kus pood maha võeti? Ja. Kus tõeline Põlva pärl tuksi pandi? No nüüd sa alles näed pärli, kui sa sõidad siit mööda Kesktänavat, siis sa näed ilusat suurepärast järvevaadet. Nüüd on ilus plats tehtud? Muidugi nõukaaegse koleda maja asemel. See oli haruldane maja, see oli linna uhkus. No ja ka ostnud ära siis endale, siis istunud siin oma haruldases majas. Ma olen kuulnud, et oli ostjad küll, aga kohalik operatiiv ei tahtnud müüa. No loogiline, et sa ei taha endale konkurente siin. No muidugi ei taha. Sulle tegi see rõõmu, et see sai asfalt peale. Aga muide, see on see kasutatud asfalt. No on küll kasutatud, aga ikka parem, kui et siin tolmama hakkab suvi läbi. Ei, aga tee järeldusi, ole uurija. Ole siis natuke inspektori mõistusega. Mis järelduse sa teed? Järeldus on see, et seda võetakse kohe üles, sinna hakatakse midagi kasulikku ehitama. No see on ka hea. Ja, võib-olla vanadekodu. Ei usu, et vanadekodu. Võib-olla alkoholismi ravila. Ja see kuluks ära siia. Ma ei ole enam joodikuid näinud Põlvas. 2-3 tükki tiirlevad hommikust õhtuni. Ma vaidlen vastu, ma olen jälginud, nüüd on pargis ka enam veel vanasti olid kilekotid sakuskaga maha jäetud ja tühjad pudelid ja nüüd pole pargis ka neid. Ja need, kes käisid siin poodide ees autos raha norimas, need on ka kõik lahkunud. Ma vaatan, Põlva on päris puhas, võib-olla kodus joovad. Põlvas on nii vaesed, et neil on mõtet siin autosid pidi käia ja kellelgi ei ole midagi anda. Ei, andsime küll, mina ka andsin, üks mees oli, hästi tore mees oli kogu aeg. Ma ütlesin, mine tööle, aga ta ei hakanud vastu vaidlema. Ta vaatas mulle otsa, et kuidas sa oled loll ikka. Ja läks järgmise auto juurde ikka andsin. Ja mina andsin talle ka paar eurot ikka alati. Ma tean, kui raske on hommikupohmellis olla. Seda muidugi, jah. Aga siis, sul on selline kohalik üllatus. Mind üllatas tegelikult, väga üllatas üks asi Eestis. Ja tead, mis mind üllatas? Mind üllatas ja head kuulajad, mind tõeliselt üllatas noorte massi meeleavaldus. Palestiina toet. Selle kohta on ainult Delfis need pildid üleval, ma ei tea, kas seda televisioonis ka natuke näidati, võib-olla üks kaader näidati, aga see on siis noored, välinoored ja üliõpilased tulid kokku, tegid rahumeelse meeleavalduse ilma koledate loosungiteta,
mis on nagu ei sobi ja mis on meil keelatud ja tegid rahuliku meeleavalduse, lilled käes seal ja lilled juustesse, lilleõied susatud tüdrukutel ilusasti. Üks tüdruk oli küll ninarõngaga, aga see ei sega. Kus see oli, Eestis või? Jaa, Tallinnas see oli. See oli Tallinnas. See on küll üllatav, ma saan aru, et kui näiteks Itaalias või Hispaanias oleks olnud, see poleks mingi üllatus, seal on kogu aeg sellised meeleavaldused. Jaa, aga et Eestis Palestiina toetuseks. No Eesti jah, on huvitav. Ja korralikult tehtud pahandus ei olnud ja ma loen nüüd sellest noorte pressiteatest. Tsitaat tuleb nüüd jutumärkides. Meie eesmärk on väljendada toetust Palestiina elanike õigusele elada vabaduses ja väärikuses ilma okupatsioonita ning mõista ühiselt hukka Iisraeli poolt läbiviidav genotsiid. No see on Eestis ennekuulmatu. Me seda Iisraeli ju kummardame ja hoiame ja poputame. Palestiina me oleme unustanud nagu, aga need noored tulevad kokku ja teevad meeleavalduse ja ütlevad veel seal välja, et näed, Iisraeli rünnakute puhul on tegemist meie ajastu suurima humanitaarkatastroofiga ja ametlikul andmetel on seal 30 000 rahulikku elanikku surmatud. No seal ju terved haiglad ja lasteaiad lasti ju pommidega Netanyahu, Iisraeli peaministri käsul, lasti sodiks, seal ei valitud. Aga need on rahulikud elanikud, ma ei räägi praegu sõduritest. Ja nüüd, andke andeks, et ma võrdlen, aga ma võrdlen Ukraina sõjaga, kus on kuuled, et mõlemad pooled tsiviilobjekte ka seal natukese nagu puudutavad, kuigi EKRE raadiosaates eile väga hästi Mart Helme ütles, et Vene pool on neid humanitaar- või ütleme tavalisi elukondlikke hooneid puudutanud nii palju, kui kõrval on olnud mõni militaarobjekt ja on nagu sellega kaasnenud mürsukillud ja nii edasi. No sama on öelnud ka Zelenski oma rünnakute kohta, aga seal on niimoodi, et hommikul kuulab seda uudist, sai surma heal juhul üks inimene, kannatada 4 inimest, nende hulgas üks laps, tavaliselt on niimoodi olnud, aga siin on korraga saab ikka 5000 iga päev, seal, kui tuleb rünnak. Ja see on tõeline genotsiid ja peale selle on ju, Trump ütles ka, et palestiinlased tuleb kõik ära küüditada. Terve see maa tuleb puhtaks teha, Gaza sektor, ja nende kätte anda, tema teeks sinna need uhked villad, nagu ta omal ajal ehitasid ameeriklased Kuubale, kus nad siis välja löödi sigade lahes alanud revolutsiooni käigus. Castro oli nad kõik sealt minema. Nii et ühesõnaga meil on huvitav asi, Ukraina on meil nii suur probleem, et me hommikust õhtuni räägime, aga tõeline sajandi suurim genotsiid, no mitte sajandi, aga ütleme tänapäeva, seal see armeelaste oma vist oli suurem, seal oma 1 000 000 ohvrit. Aga noored tulid ja tegid demonstratsiooni. Ja ma ütleksin niimoodi, et mul on selle üle väga hea meel, sellepärast, et siiamaani on tundunud, et noored on nagu amorfsed või sellised osa ei võta millestki, aga nüüd tuli välja, et näed, väga palju on poliitiliselt mõtlevaid noori ja mul on nende peale suured lootused, et võib-olla nad tulevad ka siis teiste küsimustega välja. Mina olen sundüürnik, mul oli ka genotsiidlastede kodnud välja ja meid on 70 000 Eestis sellist inimest. No ka meie jaoks oleks vaja demonstratsiooni teha, sest meie enam ise enam ei tee, me oleme nii palju neid teinud ja me sellest probleemist rääkida eriti ei saa, aga kui noored tuleksid nüüd siis sundüürniga lapselapsed, siis oleks väga tore. Ja teine asi, mis meid üllatus, Eesti tuli siis ajakirjanduse vabaduse maailma edetabelis 2. kohale. No võta nüüd, no tule appi, ma ei tea, taevas või kes tule appi, meie oleme siis hirmus vabad. No, see on ainuke tuba, kus saab vabalt rääkida siin Eestis. No, sinu raadiojaam. Siin kohe see meie Tartu nii-öelda filosoof Artur Taivere innustus võib-olla sellest samast uudisest. Ja tema on käinud siin aastate jooksul mitu korda rääkimas, kuidas ta absoluutselt ei saa oma artikleid ja pöördumisi ei Delfisse ERR-ist rääkimata Postimehe mitte kuskil. Kutsutakse politsei hoopiski veel parem kapo kohale. Ja, täpselt või vaata, et teevad sind vaimuhaigeks. Vähem, jah. Ja meie oleme siis 2. kohal, nad ütlevad, et siin on rohkem see ajakirjanike professionaalsus ja nii edasi.
no ma ei tea. Kes see esikohal siis on? Esimene on Norra ja no seal ka midagi ei toimu, eks ju, no seal ei ole seal meeleavaldus, elavad, söövad eeringat ja möövad ja nafta ka käes ja nafta käes, peasid suusatajad liiguvad täpselt niimoodi. Polegi muud. Jaa. Aga ja siis vaata sinna võeti seda ka sisse, et füüsilisi rünnakuid Eestis pole ajakirjanike vastu olnud. Meil pole ühtegi ajakirjanikku maha lastud ega läbi pekstud. See on maailmas väga lebinud ju sealt kümnete kaupa neid. No ühesõnaga mind see üllatas, et minu meelest ajakirjanduse vabadust, ma olen ju seda niivõrd palju aastaid kogenud, ei ole ma saanud omandireformist kirjutada, üksikud artiklid, mis on õnnestunud ainult Tallinna Televisiooni ajal ja siis kesknädalas ja kui olid Savisaare-aegsed Pealinn ja Stolitsa lehed. Ja ei ole saanud sinna eetrisse nendega. Ja kõige tipp oli see, et Kuldrandevuu ka veel keelati ära. Vaata, ikka ei ole hea, kui sa meenutad kolhoosiaegseid laule. Ei ole, jah. Ei ole hea. Muidugi ei ole. Ei ole hea. Räägi ikkagi kas siis juba keskaegsest muusikast, aga Hortusmuusikus selendas ka omadega ju. No, see käis Venemaal mängimas ja siis tühistati ära see. Terve muusikus vist ei käinud, ainult Mustonen üksi käis ja siis tegi patukahetsuskirju pärast ja no vaata, mis toimub. Suur muusik ja vales riigis laulab. Ükskord laulis ja nagu sa nõukaaegset laule mängid, siis tuleb ju meelde kõigile, et sa Ostankinas töötanud ja puha. Ja? Mulle öeldi raadios, et kus sa varem töötasid? Ja. Ma olen uhke selle üle, ma saan ikka maailma suures televisioonifirmas tehtud inimene. Ja siis on niimoodi, jah, tõepoolest on sellega, et sa ei jõua eetrisse, sulle ei anta võimalust, no rääkimata nendest arvamusartiklitest, eks ju, mida sa tahaks lehes kirjutada. No ei saa lihtsalt. Ei võeta vastu, öeldakse, et ruumi pole või ma ei tea mida. Ja nüüd ma toon sulle näite, vaata, ma siin krabistan paberitega, me seda ei saa näidata televisioonis, ekraani meil siin ei ole, aga näed, nüüd on Hiina suursaadik. Eelmised saated ma rääkisin, tal oli üks läkitus. Ja nüüd Hiina suursaadik, kena naine prillidega, targa näoga, naeratav, et Hiina suursaadik Eestis, tema on Guo Kixomeel on tema, Kiaoksomeel. Kua on eesnimi, on G-U-O. Ilus kena naisterahvas pintsakus. Ja tema räägib nüüd sellest, et see rahvusvaheline kaubandus ja et Eestiga peaks ikka asju ajama hästi ja häid suhted hoidma. No see on nüüd sellest Trumpi nendest tollipoliitikast lähtuvalt. Ja terve pool lehekülge on täis seda teksti ja hästi sõbralik Eesti vastu. Me vist Hiina vastu nii sõbralikud ei ole, nagu tema siin vähemalt oma artiklis on. Aga miks ma seda näitan? Sellepärast, et see on reklaamitekstina avaldatud. Tähendab, isegi Hiina suursaadik ei saa artikliga lehte niisama, vaid peab selle pinna ostma. Ja meie üürnikega oleme kogu aeg ostnud, meil tuleb iga aasta on meil seal mingid üritused või on näiteks aastapäevad, siis omandireformi teemal me alati ostame leheruumi oma raha eest ja saame siis kas reklaamitekstina või sisuturunduse artiklina. Ja nüüd ma vaatan, Hiina suursaadik peab ka sisuturundusega Eesti Vabariigi lehes esinema. No lihtsalt piinlik, ütleksin ma. See on minu kodumaa ja see on minu valitsuse, kes niimoodi teeb ja meie meediapoliitika. Nii et ma lihtsalt raske on aru saada, kus see ajakirjanduse vabadus on. Noh, ma alati ikkagi tsiteerin Vladimir Leninit, kes ütles, ei ole olemas kapitalismis ajakirjanduse vabadus, on ainult vabadus toimetus või kirjastus asutada ja siis kontrollida, mida seal avaldada. Need on Lenini sõnad mul mälu järgi. Ja mis sa teed, kui nii on? Ja muide huvitav on see, et ajakirjanduse vabadus ehk pressivabadus, seda nimetatakse ka kommunikatsiooni väljendusvabaduseks eri meediumides, nii elektrooniliselt kui ka trükimeedias on öeldud selle kohta, et sa võid igal pool siis vaba olla. No nüüd on niimoodi, et sa võid vaba olla ainult praegu elektroonilises meedias, see on siis sotsiaalmeedias. Ja ma kuulsin üks päev ühe raadiojaama saadet, kus oli meediateemaline tund aega ja siis 3 korral meenutati seal või tuletati meelde, et kuidas ikkagi sotsiaalmeedia segab Eesti
avalikku, me räägi mitte ainult avalik-õiguslikust, vaid ütleme, seda peavoolumeediat segab oma valeuudistega. See on kõik kontrollimata info. Nii et meie peame saama sinuga ainult kontrollitud infot, mis on käinud läbi siis vastavatest filtritest ja see on õige. Aga sotsiaalmeedia, kus inimesed südamest oma muredest räägivad, see on meil kontrollimata info. Vaat selline lähenemine on. See on lihtsalt jube. Aga nii ta on ja nüüd ma tulen jälle tagasi, mõned aastad tagasi, on ka nüüd 2016 on see, 2017 on see esinemine ja see esineb meile õiguskantsler Ülle Madise. Ja tema esinemine on teemal sõnavabadus multikultuurses Euroopas. Ja õiguskantsler Ülle Madise kutsus avalikult üles ausale suhtlemisele rahvaga. Meelis, pane tähele. Ja ma ei ole kuulnud, et Ülle Madise täna niimoodi räägiks, et tuleb ausalt inimestega rääkida. Ja mina kuulasin seda, võtsin saate jooks ta nüüd YouTube'ist välja, kohe seda kuulame ja kuula ära ja siis pärast ütle, mis sa selle asja kohta arvad. Ja nüüd siis tähendab sõnavabadus multikultuurses Euroopas ja Ülle Madise esines seal ja kuulame, mida tema siis rääkis nüüd 2017. aastal. Ülle Madise, õiguskantsler, siis ta oli ka õiguskantsler ja praegu on ka õiguskantsler. Ainult sõnavara on radikaalselt muutunud. Ütlesin siin, et see 4. põhjus ehk siis niinimetatud eliidi saamatus tulevikuvisiooni selgitamisel, inimeste austamisel, et see võib olla üks koht, kus mina otsiks süüdlasi, kui ma muidu süüdlasi ei otsi. Ja ma arvan, et peamine viga on olnud see, et rahvast on alahinnatud. Päris ausalt arvan, et inimeste muresid ega hirme ega tundeid ei tohi mitte kunagi, mitte keegi alavääristada. Minu meelest on aus ja õiglane rääkida asjadest nii, nagu nad on. Täisealiste inimestega, oma rahvaga, otsekoheselt kasutades sõnu nende tavatähenduses. Hunti ei pea susiks nimetama ja olulist ei tohi maha vaikida. Paraku on just selliseid vigu tehtud ja avaliku võimu kohustus rääkida tõtt ja ainult tõtt on jäänud paljudel juhtudel täitmata või on täidetud osaliselt. Ja vaat siis ei tasugi imestada, et riigivõimu usutavus, usaldusväärsus, samamoodi ka niinimetatud valge ehk kvaliteet ajakirjanduse usaldusväärsus on kadunud. Ka teadlasi ei taheta enam uskuda. Ennustatakse järgmist sellist populistlikku rünnakulainet kohtunike, juristide vastu. Kui need inimesed, kes on seatud tegema oma tööd kõikide huvis ja sageli maksumaksja raha eest parimail ja ausaimal moel, on seda usaldust kuritarvitanud või mõned neist ja see laiendatakse kõigile ebaõiglaselt, siis paraku läheb nõnda, et ei usuta enam ei teadlast, ei poliitikut, seda ajakirjanikugi mitte, ja liialt paljud hakkavad otsima seda tõtt hoopiski vandenõuteooriatest. Jälle usume, et keegi on reptiil kuskil. Usutakse internetitrollide libauudiseid ja loomulikult loetakse õhinal nende samade võimuiharate, võimule pürgijate blogisid ja muid kanaleid. No Meelis, nägid sa või kuulsid sa nüüd, näeb, mida rääkis õiguskantsler? Vastupidiselt, no mitte vastupidiselt, aga ütleme absoluutselt teist juttu, mis täna. Aga nüüd tuleb tähele panna, mis aastal seda räägiti. Seda räägiti aastal 2017, kas mitte siis ei olnud võimul meil EKRE, Keskerakond ja Isamaa või? Ega ei mäleta ka. No ma ütlen, ühesõnaga kiiresti sa kontrollisid üle. Ma ei ole seda kontrolli, ma hakkasin mõtlema, et see oli sel ajal, kui Reformierakond võimul ei olnud. Ja siis Ülle Madise kutsus üles, et me peame rahvaga ausalt rääkima. Täna ma ei ole seda kuulnud ammu enam, nii kui reform on võimul olnud. Et sellised asjad on, näed, et isegi õiguskantsleri sõnavara muutub aastatega, oleneb sellest, kes istub peaministri toolil ja kes on siis riiki juhivad. Ja nüüd on veel siis, ütleksin niimoodi, me olime eelmises nädalas, aga kui me vaatame, täna on siis esmaspäev meil, vaatame selle nädala peale Meelis, siis ma ütleksin niimoodi, et kas sa oled endale andnud aru, milline nädal on tulemas? No ikka olen. Väga ohtlik nädal, ma ütleksin, väga ohtlik. Kahtlemata on ta ohtlik. Miks ta sinu meelest ohtlik on? No, ma ei tea, paraad ja värgid, särgid, kõiksugused toredad ettevõtmised.
no ma arvan, et see Venemaa poolt 3 päevaks välja kuulutatud relvarahu, et keegi kipub seda ehk rikkuma ja kõige sellega seoses midagi võib juhtuda, aga samas võib ka rahulikult minna. Võib ka rahulikult minna, aga praegu nüüd siin esmaspäeval, reedel on see, 9. mai on reedene päev, kui peab olema Punasel väljakul suur sajandi paraad. Täna me ei oska muud ette öelda, igal juhul Zelenski on olnud väga räige, eks ju, seda 3 päevast relvarahu nagu ei tahtnud endale ja jättis endale vabaduse mõelda, mida teha. Võib-olla nad ründavad siis Krimmi silda võib-olla, aga võib-olla ka Moskvat. Punast väljakut. Aga naerda pole see midagi. Ma ütleksin niimoodi, tundes venelaste temperamenti ja kui sellist püha üritust, nagu nad loevad võidupäeva enda jaoks. No Venemaal öeldakse niimoodi, et ei ole perekonda, keda maailmasõda või see Isamaasõda poleks puudutanud. Igas perekonnas on keegi langenud või haavatu vanaisa või vanaisa näol. Enamasti vanaemade näol. Et kui seda tehakse, siis ma kuulasin YouTube'ist ühte kommentaari, see oli keegi Venemaa YouTuber, ütles niimoodi, et siis arvatavasti Putin enam ei löö risti ette ja laseb mõne arešniku sinna Ukrainasse, enam ei arvestata ohvritega ja põrutatakse üks kõva pauk. Aga sellest võib ka minna suureks sõjaks, eks ju. Me ei tea, igal juhul väga kahtlane nädal on tulemas, kuigi mind rahustas see uudis, see tuli juba siin nädala vahetusel, Kreml seda ei kinnitanud, et Marco Rubio, Ameerika välisminister või siis riigisekretär, tuleb ka Punasele väljakule. Saab näha seda, eks ta nüüd, kas see ametlik kinnitus tuleb või ei tule, aga YouTuberid seda juba pühapäeval rääkisid, eks me näeme, mis täna õhtuks või homseks tuleb, aga kui ta tuleb kohale, see on väga tore. Siis olid veel juba siin kuulujutud, et Fico ei tule, Slovakkia peaminister, et tema ei tule, tema on haigeks jäänud. Fico ütles nüüd, et täna hommiku kuulsin, et see on kõik bluff, ma lähen Moskvasse igal juhul ja Xi Jinping on kindlasti kohal. No saab näha. Ja seal on ju kohal meie ütleme, et seal ei ole Euroopa inimesed, tõepoolest Euroopa riike seal pole nii palju, aga seal on ju kohal Brasiilia ja India suur esindus, kuigi nüüd see Moody peaminister ei tule, seal on see sõda ju Pakistaniga. Muide, mis on nüüd kõige ohtlikum sõjakolle praegu, kui India ja Pakistani vahel läheb madinaks, see on jube lihtsalt, mis nad võivad seal teha. Et selline nädal on ootamas meid ja on veel tulemas ju ka nüüd Riigikokku kirikute seadus. Ja nüüd ma loen Sirpi, ma olen sulle öelnud, et ma olen Sirbi toimetaja, mitte toimetaja, vaid tellija. Kaarel Tarand, väike Tarand on Sirbi peatoimetaja ja Sirp ründas viimane number ägedalt Karist, meie presidenti. Ja siis ta ütles niimoodi, Kaarel Tarand kirjutab Sirbis nüüd, kuula, tsitaat. Kadriorg vajab viiruse tõrjet. President Karis on üle piiri läinud, ei tahtnud ta ei valimisseaduse parandusi teha ega ka kirikute seadusi parandusi välja kuulutada. President töötab riigi enamuse vastu, ütleb Kaarel Tarand nüüd Sirbis. Nii et Karis on jäänud ka siis nende hammasrataste vahele. No kuigi ta sattus Trumpiga kõrvuti toolidele. Sa tead, kuidas see lugu käis või? Tean ikka, Prantsuse tähestiku järgi. Ja, aga algul ei pidanud, algul pidi olema Inglise tähestiku järgi. Ja siis läks õiendamiseks, et ikka peaks Prantsusmaa ja seda tehti viimasel minutil, kui rahvas oli umbes juba saali tulemas. Ja siis kogemata potsatas siis Trumpi kõrvale meie president, kes kutsus teda püsti jala kohe riigi visiidile, eks ju. Mis ka on välja naerdud jälle. Trump ütles, et tuleb. Nüüd meedia arutab, et mis siis saab, kui Trump tuleb. Kas me suudame vastu võtta ja siis on kogu Ameerika julgeolek siin kohal ja lennukid lendavad ja elekter võetakse ära umbes niimoodi. Ja siis oli veel huvitav see, et see Trump, oled sa näinud selles sotsiaalmeedias, Trump on nüüd Rooma paavst. Ei ole. Pilt on, tehisintellekt tegi. Sellepärast, et Trump ütles siin mõni päev tagasi, et tema kõige suurem unistus elus oleks saada Rooma paavstiks. No tuli välja, et temasugune ameeriklane, kes on valeusklik, katoliku usu paavstiks kuidagi ei saa, aga nüüd tehti, löö pärast sisse, vaata, väga ilus pilt on Trumpis seal. Aga ega ma
ei räägi niisama sellest kõigest. Vaata, mul on veel üks leheartikkel, mida ma tahan öelda, see jäi enne siin kahe silma vahele, ma tahan öelda, et on ikka üks häbi. Nüüd ma loen Lõuna-Eesti Postimees. Valgas avas uksed maakonna esimene toiduringluskapp. No, Eesti on juba 35 aastat ikkagi juba küpses riigiks saanud. Nüüd me siis toidukappe avame vaestele inimestele. Põlvas on ka, eks ju. Ma olen käinud vaatamas neid mõningaid. No mina küll ei tahaks sealt süüa. Ei tea, kes kust toob, eks ju. Me tuleb välja, et inimestel ei ole raha, et poest endale süüa osta, ta peab toidukapis käima ja loen, et kohe saab tühjaks, kui täis pannakse. No ega siin Põlvas käib ta niimoodi, et on laupäeva, pühapäeva õhtul ja siis enne kokku lepitud aega on umbes 100 inimest siin järjekorras. No kas ei ole piinlik? Kas ei ole piinlik? No ma ei tea, äkki on neil lihtsalt sportlik huvi, et mis seekord saab. Et kas neil kõht nii tühi, ma vaatan, et kõik on korralikult riides ja puha, et... No aga lõpuks nad söövad selle ära, ega nad kutsule ei vii. No võib-olla viivad natsule, ega ei tea, jah. Muide, rääkisime paavstist praegu, Rooma paavstist, eks ju. No. Ja rääkisime Rooma paavstist, ma vaatan siin oma paberid. Ja nüüd on niimoodi, kui me räägime selle nädala sündmusi, mis ette võivad tulla, võivad juhtuda, siis on muidugi olemas ka üks ähvardav ettekuulutus. Ja see on täitsa tõsine, see oli meil meedias avaldatud. Ja tuleb välja, et 1000 aastat tagasi Iirimaal, see on Iirimaa piiskop, tema nimi on Malakia, ta tunnistati hiljem ka pühakuks, väga tark mees, ja tema kirjutas ühe töö nimega Paavstide ettekuulutused. Ja Meelis kuula tähelepanelikult ja meie saate jälgijad ka. Ja ta kirjutas niimoodi selles kirjatükis Paavstide ettekuulutused. No 1000 aastat tagasi see võis olla mingi paks, raske käsikiri. Ainu eksemplaris võib olla, aga ta on nagu siis säilinud, tuleb välja. Ja nüüd see Malakia kirjutab, et 112. paavst jääb maailmas viimaseks. Uut enam ei valita, sest tuleb maailmas suur katastroof. Ja nüüd Franciscos ongi 112. paavst. Kindel või? Number on tal 112. Kes ära suri? Ei, ma saan aru küll, aga kuskilt ma täna lugesin, et 270. Kuskil sinna kanti. Siin on 112. paavst. See on mul nüüd meediast võetud. Ja kas tuleb siis, mis katastroof see on, kas tuumasõda? Vaata, samal nädalal on meil Punasel väljakul suur demonstratsioon ja nii edasi. Aga me oleme ikkagi rõõmsad inimesed, rõõmustame kevade üle ja küsime Meelis Käo käest, raadioomanike peatoimetaja. Kas sa 1. maid tähistasid? Ikka tähistasin. Mida sa võtsid siis? Ma ei võtnud midagi. Ma mõtlen, mis ma tegin. Ma tegelesin kasvuhoone ettevalmistamisega. See oli ilus. Kevadperioodiks. See on väga hea. Ja ostsin mõned taimed isegi juba sinna. See on väga hea. Mina abikaasa Hellega avasin ka muide kasvuhoone ja aiamaja ja aia ja mul oli laua peal selline šampanje nagu Abreu d'Urso. Abreu d'Urso. Pole kuulnudki. No pole kuulnud, mine osta. Seda praegu müüakse ja see on kuulus vene šampanje, mida jõid Lermontov ja Puškin ja Tolstoi. Abreu d'Urso. Päriselt ka. Ja päriselt ka. Ja tema on ka mitmes kirjandusteoses sees. See on seal lõunas seal, kus on see Krasnodari krai, seal ja siis teda Kaukaasiat palju joodi ja ta on ka meil siin müügil olnud Abreu d'Urso, nii et väga huvitav šampanje ja meie jõime siis kevade tähistamiseks seda Abreu d'Ursod. No ta on vast väga kallis, minusugune ei jaksa osta sellist. Hoiad kokku natukese kõhu kõrvalt, muidugi. Hoiad kõhu kõrvalt kokku, teed paar lisasaadet, saad palju honorari ja siis tead, nõukogude ajal oli väga hea, nagu ühe saate tegid raadios või televisioonis. Krõps kirjutati sulle honorar. Ja oli 2 palgapäeva oli.
ja oli veel honoraripäev. Nii et 1,5 nädala järgi oli kogu aeg oli mingi rahapäev. Sa tekitad ikka suure igatsuse nõukaaja järgi. Hästi maksti muide ajakirjanduseks. No ütleme suhteliselt hästi, me ei olnud miljonärid, aga ikkagi võid vabalt elada ja tõepoolest ja ikkagi ilus oli vaadata, jälle pandi kirja, tegid saate ja siis sa võisid teha neid nii palju, kui sa jõuad. Ja siis ka, raamatid endale anna mulle saade, teeme ära ja nii, et ta oli väga, väga selline loominguliselt üles kutsuv ja püüdsime ikka seal oma mõtteid ka sisse panna. No jah, 1. mai siis me tähistasime, muide huvitav on see, et meil on ta praegu kevadpäevana pandud riigipühaks, aga tuleb välja, et esimeses Eesti Vabariigis aastal 1920 oli ta riigipüha töörahvapühana ja töölistele anti vaba päev. Praegu kantakse. No aga praegu on selleks, et minna oma aiamaa peale. Aga siis oli, et tuled nõudma 8 tunnist seda tööpäeva ja kõrgemat palka ja paremaid töötingimusi. Et see on huvitav, et miks me praegu ei tähista töörahva seda solidaarsuse päeva. Ainult ametiühingud natuke kitsas ringis ja nad on seal, Toompuiestel käivad, seal on ju ametiühingute ohvrite mälestusmärk veel üleval. Ja nüüd ma ütlen kõikidele kuulajatele, eriti naiste rahvastele, kui te tahate, et teil tuleb ilus kevad, siis teate, mida Lõunaleht soovitab. Lõunaleht on ikka hea leht siin, ma vaatan, siin Lõuna-Eestis, Kagu-Eestis. Ja Lõunaleht soovitab ilusasti. Kallis rahvas, kui tahate head meeleolu kevadeks, tehke oma kodud, aiad, toad ja majad korda. Siis saabub ka lõõgastav kevadine meeleolu. Nii et toad puhtaks, põrandariided kõik, ma ei tea, tolmuimäega üle või mingi kloppige tekid välja, päike juba ka natuke paistab, pange sinna nende nööride peale kõik ja värske õhu käes ja siis tuleb ka meile suur ja lõõgastav kevad. Ja paljudele meenub see kevad ka, minule, minu ealistele meenub ka lauluga Maikuu suur toomepuu. Heli Lääts laulis seda ja seal oli tal veel siis Eesti Raadio naisansambli, tegelikult naistrio oli see ja see laul loodi 1951. aastal ja Eestis Heldur Karmo kirjutas sõnad 1955. aastal. No hästi levinud laul, Jüri Toomepuu sai isegi Riigikokku, kuna tal oli see laul, ma mäletan, pandud valimisreklaamiks, sel ajal ei keelatud seda, kuidas siia tuli, esimesed valimised olid siis ja miks ma sellest laulust praegu räägin, sellepärast, et see on meil nagu rahvalik lugu juba ja rahvalaul isegi ja ütleme, rahvad laulab seda ja ta on meile väga armas ja Toomepuu ja Maikuu ja kõik, aga originaalis, Ameerika originaalis ei ole Toomepuust seal mitte lõhnagi, seal Toomepuu neid õis ei ole, on männipuu. Männipuu, kallis männipuu ja sõnad on enam-vähem samad. Nagu eesti keeles, et suur Toomepuu, et kallimat ei ole, et ootan ja tervitan mu kallimat, eks ju. Ja siis originaalis on sõnad oh männipuu minu kõrval. Räägi männipuu minu kallimaga, kui sa teda näed. Ütle talle, kuidas ma nutan ja palvetan, et ühel päeval ta tagasi tuleks. Oh männipuu minu kohal. Nüüd on minu armastus kadunud. Männipuu, sina oled ainus, kes minu järel veel igatseb. Nii et tervitame kõiki kevade puhul, sellega parimad tervitused siit, loodame, et nädal läheb ilusasti mööda ja toomingad puhkevadki õide. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Oled või elad Kagu-Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 MHz.